Nii, davai mängi. Nii mitu osa on Eesti komöödiaklassikasse kuuluval lühifilmil Tulnukas ehk Valdise pääsemine? Please, mitte minu. Sa ei olnud sündinud. Jaa, ei kõva. Andnäest on mingi 30 aastat tagasi välja tulnud. See oli mustvalges, on ju? See oli see mustvalge. Mina olen näinud ühte YouTube'ist. Ei, nagu see filmi, ma veidi seletan, filmil on vist osad, et osa 1 ja siis, et tiitrid on vahel nagu Tarantinol. Liiga keeruline küsimus. Pane puusalt. 4. Ma oleks ka 4 olnud. Vaatame. 11. Peaaegu. Nüüd tuleb keerulisem küsimus sulle siis. Tissid või perse? Okei. Minu jänku. Kummalt poolt ma alustan? Sa ei pea täpsustama ju. Okei. Daniel. Mina. Ja siis ma arvan Naan ja Tiks. Okei, see oli sedapidi. Nimeta vähemalt 5 Eesti komöödiafilmi. Sellest hetkest, kui pudel sinu peale maandub, on sul 20 sekundit. Eestis on nii palju komöödiafilme. Käi ära. Ja läks. Klassi kokkutulek on komöödiafilm. Klassi kokkutulek 2, klassi kokkutulek 3. Jaan Uuspõld läheb Tartusse. 3 pole väljas veel klassi kokku, nüüd 1 on veel. Oh my god. Maie ja Valdur. Aga jah. Sa jõudis. 5 pidi olema või? Klassi kokkutulek 3 pole väljas veel, nüüd sa ei lugenud. No mis ma siis ütlema peaksin? Aeg maha, teeb multikas või? Mida? Te ei ole näinud sellist multikat nagu Aeg maha või? Ei ole. Oh my god, you people are sick. Dubleeritud eesti keelt. Ei ole. Aga siis tuleb sulle raske küsimus kahjuks. Tõstame sponsoris ja kaadri ette ilusti. Oi, oh my god, kuule neid nimesid on nii palju. Hakka lihtsalt järjest ütlema. Sa ei pea ühega piirduma. Tõnis Niinemets. Ma olen korraks kaadrist keeranud. Kes see olla võib? Kes on mina või? Ei, see on õiget vastus. Sinu arvamus. Minu arvamus või? Kristjan Lüüs. Ei, ütle nüüd oma arvamus, nende arvamus nüüd välja. Vaatame, mitu ma sealt välja pressin. Okei, minu arvamus päriselt. Miks sa nii mures oled? Sa ei ole avaliku elu tegelikult. Mul hea meeled tuli. Teda on Edgar Savisaar kutsunud Eesti rahvusliku huumori loojaks. See on sinule, homi. Johan Parts. Ei tea ühtegi vene koomikut. No seal on, mis need variandid on? Seal on Aivar Riisalu Maša või... Medved. Ei, üks isik. Teda. Baskin. No, vaata. Vaatame, kes on õige. Eino Baskin. Nägid? Slam Dunk. Slam Dunk. Slam Dunk. Nimeta veel vähemalt 3 Eesti komöödiatruppi peale Comedy Estonia ja Fopa. Sellest hetkest, kui pudel sinu peale maandub, on sul 20 sekundit. Comedy-trupp. Lahe. Cool. Ärtu Kuus mingi Ärtu Kuus mingi kimpro-grupp. Ei, see on Ruutu kimpro. Ärtu Kuus, ole vaid. Kinoteater, vot kurat, 1 vähemalt. Siis see, vot Von Kleini teater ja tule! Naised köögis. See on bänd. Kuule, ma jäin oma vastusele kindlaks, ma valin ikkagi Tõnis Niinemets selle eelmise. Esimene, sinu jaoks on see Karneval, teine Ström pole üldse rassist.
ülejäänud minust on teemast väljas. Ainuke, mis on törts rassistlik, on see on sinu jaoks karneval. Aga kui on vaja panna järjekorda, siis no äkki siis rootsi keele aktsenti ka enam ei tohi teha, ma ei tea. Sest et seal läbirääkimistes nad ju ei mõnita kedagi, nad lihtsalt mõnitavad omaenda keeleoskust. Et kui on vaja, siis on Ström on väga-väga rassistlik. Praegusel ajal. Keelame ära, Crazy Raido tuleb ära keelata. Võtame need medalid ära. Poliitik on koomikutele igaveseks inspiratsiooniks. Nimeta vähemalt 4 praeguse valitsuse ministrit. Sellest hetkest, kui pudel sinu peale maandub, on sul 30 sekundit. Just vahetus ka või? Oli mingi väga palju neid? Just vahetus ka. 30 sekundit. Ta teeb alt Kalapoeg Neemo tegele. Ja. Ma võin neid nimetada kohe praegu. Oota, ministrid, ainult ministrid. Ja, ministrid, nii. Okei, rahandusminister, keskkonnaminister. Ja kui nimed. Ma mõtlesin lihtsalt, oota. Kui hästi sa struktuure teed. See soenguga vend, Kiik, on ju, katkise tuuled. Oota, Reps, kas ta või ta läks vangi? Ei läinud. Ta on vaba. Reps ja... Ja aeg. No, ei jõudnud, siis tuleb tähtis küsimus. Jaa, tean küll väga hästi. Ei, ma käisin Private'il. Eraüritus oli Gustav Adolfi gümnaasiumis. Jõulupall või midagi oli. Ja ma läksin sinna, nagu ma pidin 25 minutit tegema. Ja tossumasin käis, on ju, enne mind oli bänd peal, inimesed tantsisid. Ma läksin lavale, mul anti raadiomikker kätte. Ma ei näinud tossu sees nagu publikut ega midagi. Ma ei nagu täiesti pilve sees. Ja siis nagu, see toimus nagu korvpallisaalis ja nagu teine pool ruumist tantsis edasi. Ja siis kuskil 5 minti setin jookseb helipoiss minu juurde ja toob mulle teise mikrofoni ja ütleb, et mikrofon ei töötanud. Ja siis mul oli nagu mingi, kõva. Ja samal ajal inimesed tellivad jooki, kõigil on pidu. Ja siis ma tegin, ma sain selle mikrofoni uue ja siis ma olin mingi, et okei siis. Ja ma tegin ülejäänud 20 minti ka ära. Jesus, palju pappi said. Ei saa öelda. Aga ütleme, see oli seda väärt. Sobitud viit koomikuga. See oled sina siis? Jah. Nii, ma ütlen, kui Weinbergson, kui tohid verd annetada, see pole pidudel lõbus. Sander õigus on, ma olen ka looduse säästmise poolt, aga 2 meest seal mootorattel läheb üle piiri ja Harimati nagu obskuure vend, nagu ta on vahel Twitteris Eesti mees on ikka üks mõtted persamist. Ma oleks täpselt sama järjekorra pannud. Harimatil on nii, et kui igaüks, kes vaatab Twitterit, seal on sellist sisuga asja tuleb nagu üle 10. Vahel on lihtsalt nagu fuck you! Grammatikat pole. Ja kui keegi verest ja narksist räägib, siis see on... Tavaliselt... Ma pole 4 päeva joonud. 4 päeva või? Puhas pole. Kunagi ja siis struktuuri pärast kõige tugevam oli siis Sandri nali. Raha sai otsa. Koomikute Mattias Naani ja Tigranni laulus Pärnu Maranda kõlab lisaks Pärnu ja Harjumaale veel üks Eesti kohanimi. Nimeta see. See on Pärnu Maranda, ta ütleb, eks? See on see Sulanda, Muganda, Uganda. Oota, mis seal veel on? Tehke vaikselt. See oli su lõpupalli laul või? Ei, ma nii noor ka ei ole nüüd sellest. Oota, sorry kutid, päriselt. Ma olen ausalt kuulnud seda lugu. Mina ka ei tea teist. Esimesed sõnad on Galanda, Zulanda, see ei ole nagu Eestis ükski koht, ma arvan. Plätu pole mingi vald. Vald? Ja, Plätu vald raudselt kuskil on. Igasugu vald on. Jalas kindlalt on mingi koht ja... Räpina. Tere Räpina! See oli nagu räpplugu. Alustasite või? Räpina. Harjumaa räpime kataba tava ega pala. What?
kujuta ette, et sul on firma. Jah, kujuta ette firma. Rahad liiguvad. Isa firma. Aga võib isa firmaga olla, siis ma nagu reaalselt natuke... Isa firma. Ma usun seda rohkem. Nagu lihtsalt varasema kogemuse pealt ma ütleks Dan. Miks? Sellepärast, et vaata, mäletad, sul oli ükskord Tartus, kus sa pidid olema õhtujuht. Ja üritus hakkas kell 6, Dani buss jõudis kell 6 Tartu. Ja siis nagu üritus oli kestnud mingi 2 või 3 tundi. Ja siis Dan nagu, Ari pidi seal nagu setti tegema, Dan pidi olema õhtujuht terve üritus. 3 tundi on üritus kestnud ja Dan võtab mikrofoni. Okei, ma olen siis teie õhtujuht, tere Daniel Weinberg ja nüüd palume lavale Harri-Mati Muster. Ole vaid päriselt. Jaa. Samas sitaks pappi. Ei, ma ei olnud hiljaks, ma olen sitaks professor. Ma arvasin, et sa rääkisid... Kindlalt hiljaks. Tead, miks? Sest sa vaata, me oleme Telliskivis ja siis sa hakkasid ummiku ajal minema bussijaama, jäid bussist maha ja siis vaata, sa helistasid meie, see, kes tegeleb private'ite asjadega ja Dan on mingi, ma jäin bussist maha, et ma hakkasin Telliskivist minema ja siis see inimene röökis Dani peale, Telliskivist läheb ju rong. Nii, mitmendat eetriaastat tähistab tänavu legendaarne huumori- ja satiirisaade Rahva oma kaitse. See on juba suht veereb sinu poole. See tulevikumeediumis nimega raadio. Ja see, mida ma kuulan hästi palju, sest mul on auto ja load. Ei, tegelikult 17. aastat. Jah, vaatame siis. Lähem kui 11. 26. 2 peale mees, 2 peale. Ei, see on hea. Mul on hea meel, et ma tulin kõik nagu meedia teab nüüd, ma ei oska õhtut juhtida, ma ei ole relevantne, ma ei tea kultuuris sittagi, ma olen lihtsalt mingi mulletiga sitakott. Okei. Aga räägi nüüd oma positiivset küljed, sa käid pesemas, ja sa vahetad alussärki. Ja, ma olen siin, sest Ari ütles ei. Aga... issand. Ma ütlen väikese disclaimeriga, et see oli ajal, kui stand-upi formaat ei olnud nii nagu ära seletatud Eestis, ehk nagu näitlejad veidike, neil ongi natuke see, et nad kirjutavadki mingi teise näidendi põhjal, enda näidendi ja see on täiesti nagu okei. See on meelelahutus. Ja see on meelelahutus, nagu nii käivadki asjad. Eino Baskin tegi nii, on ju. Tore, ütle nüüd see nimi. Kas ma tohin nautida oma tähesera? See on teine kord, kui pudel minu peal on. Sina saad kogu aeg kuulus olla. Mul on, see on kõik, mis mul on. Sa oled kuradi fucking, mine tee oma Sprite Life'i pärast. Lase mul praegu vastata, okei. Aga Ott Sepp tegi midagi, mis oli väga-väga sarnane ühe Louis C.K. naljaga. Ja ma ei süüdista kedagi, aga ma lihtsalt ütlen, et suht sarnane oli. Ma olen huumaks hästi tugev ja konkreetne puidupanija. Ütleme niimoodi, et see ei olnud mitte, ma lihtsalt aitan seda venda korraks välja, see oli nagu täiesti kopeeritud nali, mitte enam-vähem sama nali. Miks sa kohe ei või välja öelda, kelle perset sa siin kaitsed, ma ei saa enda, mis sildu sa siin kaitsed? Loe küsimus ette ja lähme mänguga edasi. Täiesti hull, palav hakkab konti. Sa pole süüdi, kuni kohus ei ole otsustanud. Me oleme demokraatlikus riigis. Ma ei tea, kuidas Armeenias on, aga siin me ei poo enne, kui kohus ei otsusta. Okei? Ott Sepp, tujurikku eest shit ja tõenäoliselt varastasid, aga sa ei teinud meelega, keegi teine Good comedy. Keegi teine võis kirjutada sinu jaoks selle ehk Louis C.K. Kui paljud Eesti koomikud pöördusid karantiini ajal podcastide poole, alustas Sander Õigus kokasaadet. Millise toidu valmistamisest sai Sanderi söögisaade alguse? Ja. Mina ja see on ikka kõige lähemal. Kohe näeb, kas Rock saab see tuur sooja minna. Oh my god. Esimene, mis üles läks, oli ma ei tea toitude nimesid üldse. Kas ma võin nagu öelda nagu niimoodi, nagu ma tean toitu? Kirjelda toitu lihtsalt. Pasta. Tahtsid makaronid öelda? Sats mulle seal väikse võtta ja ma mingi, makaron. Pasta. Okei.
ei ole või? No vaata. No kohe saab teada. Oli hea sai episood ja see paisub ja ma mäletan küll ja. Okei, kuna ma inglise keelt väga ei räägi. Ja ta on endiselt teha eraüritusi. Ja ei tegelikult, oota, ütle uuesti need nimed. Tussisööjad, Päikesejänku külapood, komediga. Mina ütleksin niimoodi, et Tussisööjad on kõige naljakam. Siis mina ütleksin, et on külapood väga naljakas. Siis mina ütleksin, et on Comedy Guy. Nagu nii palju ingleses keeles, kui ma aru saan, väga naljakas. Ja no vaata Päikesejänkud, me ei ürita väga naljakad olla, meil on rohkem nagu see nagu üldteabe ja info ja ma arvan, et me oleme nagu kõige vähem naljakas podcast Eestis võib-olla. Tema on Kroonika aasta meelelahutaja auhinna võitnud rekordilised 3 korda. Ma nii tahtsin, et see juhtuks praegu. Täitsa pauk, kes see veel olla võib? Anne Veski või? See on lukus või? Ma ei tea ju, ma ei oska, ma ei loe mingi kroonikaid, mitte midagi, kes see Sten on töötanud kroonikas, vaata äkki sa loete silmadest välja midagi. Kas ma pean nüüd uuesti ütlema Tõnis Niinemets või? Ja ma panen Tõnis Niinemets lukku, vaata mis saab. Kristjan Jõekalda. Kristjan Jõekalda on päris 3 korda võitnud. Tuleb välja. Margna kõik miljonid. Ja Margna cash innib, Jõekalda teeb. Viljandisse. Aga see oleneb tegelikult, see oleneb nagu kuhu sa lähed esinema, nagu mis see venue on. Et nagu kui me räägime linnast konkreetsest, siis ma ütleks nagu Kernu küla nagu selles suhtes, et see on see koht, kus... Mis asja te teete? Miks me tulime siia? Kõik sillad jälle põlenud. Ühesõnaga Viljandis juhtus ühe korra niimoodi, et me olime Mattias Naaniga seal nagu... Ära tõmba mind siia, mind ei olnud. Sa olid ka seal. Meile lubati lava taga, et meid ootab üle 100 inimese lava ees. See on muusikaga sealt. Jaa, aga ta ütles esinema ju. Jaa, just. Ehk siis me sinna kohta konkreetsesse ei lähe. Kugala teater, we always open. Seal oli see, et DJ-pult, kus mina pidin oma parukaga olema, see oli lava keskel kõige kõrgem koht, hästi ära valgustatud. See Tigran pandi toanurka. Ma olin toanurgas, kõlari peal. Kõlari peal olin. Saad aru või? Ei, no see oli väga jõhker. Ja siis tüübid seisid niimoodi, vaatasid laivi. Millal teil järgmine mingi asi on? Täna õhtul muideks, open mic. Iga nädal näeb neid. Mul on ka täna õhtul. On või? Ja ma teen laboratooriumi baaris teisel korral. See läheb väga hilja.